No nii, aasta pärast psühhiaatriakliinikut. Kes veel ei tea, siis eelmine aasta maikuu teisel poolel ja juuni alguses olin ma Raja tänaval psühhiaatriakliinikus Tartus. Vabatahtlikult, lihtsalt ütlen kohe ära. Nii, aga mis ma üldse sinna sattusin? Ma olin jõudnud oma elus sellisesse punkti, kus ma hakkasin juba mõtlema isegi kaine peaga, et tahaks oksa tõmmata. Ja siis ma mõtlesin, et okei, nüüd vist oleks aeg minna kuhugi abi küsima, paluma. Aga ega ma kohe ei jooksnud seda ka tegema. Ma põhimõtteliselt läksin peale selle, kui ma olin räigelt joonud jälle. Peale selle ma siis läksingi. Ütlesin, et kui te mind sisse ei võta, ma teen endaga midagi. Et ma ei luba teile, et ma ei tee endaga mitte midagi. Ja siis mind pandi haigla järjekorda, kuna saate aru, sinna on raske saada. Sinna on nagu paganama raske saada. Ja mind pandi siis järjekorda. Ma olin nagu mingi okei, hästi. Kuidas ma tol hetkel ennast tundsin, teate kuidagi siuke veits häbi oli äkki olla või kuidagi siuke imelik oli olla, sest et me kõik oleme tulnud sellisest ühiskonnast, kus ei ole mingit depressiooni, vaid on lihtsalt laiskus, sa lihtsalt ei viitsi ja nii edasi, et siuksed vaimsed haigusi ei ole. Mis siis vaimsete haiguste all mõeldaksegi, ongi nagu skisofreenia on ju ja igasuguseid muid haigusi, mis on nagu hullemad. Ja loomulikult ma kartsin, ma täiega kartsin, õnneks mul nagu perekond võttis selle rahulikult vastu. Ma selgitasin ära olukorra, kuna mul juba enne seda olid juba olnud 2 enesetappu, siis kolmandat keegi ei tahtnud. Ja ma läksingi sinna ja ma mõtlesin päriselt, et seal on mingi kinnine asutus, ma ei tea, mis iganes. Aga ei. Ma sattusin teisele korrusele. Tegemist oli siis üldpsühhiaatria osakonnaga. Esimesel korrusel oli akuutpsühhiaatria osakond. Seal on siis kas kohtumäärusega inimesed või siis iseendale ohtlikud ja teistele ohtlikud inimesed. Ja agressiivsed. Tegelikult need inimesed, kes on psühhis, minu meelest nad on kõik kas endale või kuidagi. Okei, anyway. Ja ma täiega kartsin palati kaaslast, võt, mis ma kartsin. Õnneks mul täiega joppas. Esimest korda mul vahetus, üks kord läks minema ja siis tuli teine kord ja siis teisel korral ma veits olin siuke natskriipi. Sest et tegemist oli noorukiga. Ta oli juba pikemalt aega psühhiaatriakliinikutes käinud ja nii edasi. Ja tal lihtsalt olid siiamaani mõlema käe peal täielikult ära lõigutud. Niimoodi ta oligi ja ma kartsin täiega loomulikult, sest et mul ei olnud mitte kedagi inimest, kes äkki võib-olla varasemalt on kokku puutunud selle haiglaga või midagi või uurida, kuidas seal on. Põhimõtteliselt lihtsalt jälle hüppasin peaga vette ja tundmatus kohas. Vot, aga ma ei tea, selles suhtes minul on ainult soojad mälestused sellest osakonnast. Ma olen alati naernud selle üle, et ma hea meelega läheksin uuesti puhkama. Minu jaoks oli üllatusena üldse kõik, mis seal toimus. Sul on kõik olemas seal, sa saad 3 korda päevas süüa. Seal siis hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök, õhtuvõde. Sul on seal päevakava olemas, teatud aeg on sul arstidega kokku saamine, vaimse tervise aega rääkimine, siis on grupiteraapiad. Grupiteraapiad on sellised ka, et kui sa tunned, et sa ei jaksa minna, siis sa ei lähe. Sa võid palatis olla, keegi sind üldiselt sinna vägivaldselt ei sunni minema.
kui sa tõesti tunned ennast vaimselt kuidagi halvasti, siis see on okei, et sa ei lähe sinna. Iseenesest minul oli selline asi, et mul oli kokku lepitud arstiga, et ma tohin käia 2 tundi väljas, muidu on üldiselt 1 tund ja kui su psühhiaater ei luba sul üksinda minna, siis sa saad 1 tund käia koos grupiga nagu väljas, et siis seal on olemas selline vastutav isik, kes siis käib, jalutab tund aega. Aga minul oli õnneks luba olemas, mina sain üksinda iseseisvalt käia, aga vajadusel ma pidin alkomeetrisse puhkuma, et kui tekib kahtlus, et ma võin olla alkoholijoobes. Kas kontrolliti poekotte? Jaa, kontrolliti, mul isegi võeti tšekk ja kontrolliti tšeki järgi, et mis ma nagu ostsin endale. Ma ei tundnud, et see on nagu kuidagi üleliia, ma ei tea, siuke kontrolliv või midagi. Siis kui keegi tõi midagi, siis üldjuhul ka näitasin kotti. No ma ise läksin, näitasin kotti, et näed, mul ei ole mitte midagi seal halba. Želetid, muud igasugused terariistad võeti ka ära, siis kui ma läksin sinna sisse. Aga ma sain need kätte näiteks, kui ma tahtsin raseerida ennast, siis ikka anti ja siis pärast pole tõin tagasi, käärid täpselt samamoodi lõikasin ära, mis mul seal lõigata oli vaja ja viisin tagasi ja siis need hoiustati ilusti. Mis seal veel huvitavat võis olla? Ma tea, toodi rohtu sulle, öörahu oli seal ja ma ei tea, mina tundsin ennast pigem see, et ma puhkasin seal, nagu reaalselt ma puhkasin. Ma ei pidanud mõtlema selle peale, et ma pean koeraga välja minema, ma pean endale süüa hankima midagi. Ei, ma ei pidanud selle peale mitte midagi mõtlemagi. Ja see personal, kes seal olid, nad olid ülitimmid. Nad käisid, rääkisid juttu minuga. Seal on need vaimse tervise õed, ja nad räägivad patsientidega ja nii edasi. Ja mingi hetk, kui ma tunnen, et mul on täiesti halb olla, ma läksin sinna ja nad rääkisid minuga. Mul hakkas, ma ei mäleta mitmendal päeval, aga mul hakkas kvedjapiini võõrutusnähud pihta. Mul vist mitte kunagi ei ole sellist asja olnud, kus ma lihtsalt olingi voodis ja ma lihtsalt niimoodi, sellised võõrutusnähud mul olid rahustitest, mis oli siis minu armas endine psühhiaater mulle määranud hobusedoosina. Ja kui ma haiglasi sisse läksingi, siis nad imestasid üldse, et mul nii suur hobusedoos on. Mul oli 400 milligrammi, ehk siis on 4 grammi. See on ülimalt palju. Mu raviskeem oli üldse mitte töötav. Vaat. Ja selles suhtes, et oligi esmaspäevast neljapäevani, kui ma ei eksi, oli see hommikune rutiin, päevane rutiin, õhtune rutiin, eks olidki mingisugused teraapiad. Seal oli tegevustuba ja seal oli hästi palju igasuguseid asju. Seal oli lauamänge, sa said rahulikult raamatut lugeda konditsioneeri all, sellepärast, et palatites ei olnud konditsioneeri ja ma sattusin ülipalaval ajal sinna ka. Ja kõik on siuke, minu meelest mega äge koht, nagu reaalselt. Millises seisus me siis olin päraspoole, kui ma kliinikust ära läksin, ma läksin ka niimoodi kliinikust ära, et ma pidin koeraga olema kodus, kuna juhtus üks väike siuke arusaamatus mõlema osapoole pealt, siis ma kahjuks pidin lahkuma kliinikust. Aga samas mul ei olnud enam pointi ka seal olla, kuna mul tehti isiksuse testi, mul mingisugust isiksuse häiret nagu otseselt ei ole ja tegemist on täitsa teistsuguse psühhiaatrilise haruga. Ehk siis sealt ma sain esimest korda teada, et meil on siuke osakond olemas nagu sõltuvuse osakond. See siis asub Vana Kopsu kliinikus. Ma ei teadnudki sellest. Ja tegelikult mind oleks pidanud sinna suunama, aga kuna ma statsionaari ei saanud, sest et seal on kokku ainult 15 kohta ja nad olid kõik täis ja ilmselgelt seal on järjekorrad pikad, siis mind saadeti ambulatoorsesse.
Algselt, kui ma minema läksin, siis ma mõtlesin küll, et ma olin üle nädala aja kaine, no kuna ma olin sunniviisiliselt ju ühesõnaga, kuna ma olin haiglas, siis ma ilmselgelt ei saanud tarbida alkoholi. Ja ma kartsin seda, et ma võin hakata uuesti tarbima. Siis ei käinud isegi juttu sellest, et ma võisin seal 6 aega kaine olla. See on alles sellel aastal, see on alles praegu viimased, ma ei tea, mingi 3 kuud äkki või 4 kuud, kus ma reaalselt suudan üle 6 aja kaine olla. Aga jah, ma seda kartsin ja hommikuti ühesõnaga mind suunati sinna ambulatoorsesse sõltuvusraviosakonda. Ja seal siis oli niimoodi, et sa pidid kell 9 hommikul tulema. Siis kell 10 hakkas grupiteraapia pihta, aga enne seda sa pidid käima puhumas ja 1 kord nädalas pidi ka pissiproovi andma. Selleks, et ei oleks mingit narko ega midagi. Kui juhuslikult sa oled nagu eelnevalt sellega olnud, aga mul oli ja siis sellepärast ma ka pidin andma pissiproovi. Väga kaua ma seal ei olnud. Ma ei suutnud seal käia, ei olnud minu tüüpi asi. Ma lihtsalt olingi, et kas ma olen otse haiglas ja ma tegelen endaga või ma olen kodus ja ma elan enda elu edasi. Ühesõnaga ma kaua seal ei olnud ja mul niimoodi katkeski see asi ära, aga ma hakkasin kliinikus käima. Selles kliinikus, kus ma praegu olen, AJK kliinikus. Ja sealt ma olen praegu saanud kõik selle, mis võib-olla ma oleksin sealt saanud, aga ei ole ka kindel. Kui ma võrdlen enda vaimset olekut praegu ja aasta tagasi, siis ilmselgelt päris paljud asjad on muutunud. Ma olen teada saanud, et mul on bipolaarne meeleoluhäire. Tegelikult ma ei ole imelik, vaid mul on päriselt midagi viga. Ma olen aru saanud sellest, et ma ei ole üksinda selline inimene. Ja see on täiesti okei, mis nagu toimub. See on okei, et mul on vaimselt mingisuguseid probleeme. See on okei, kui ma tunnen ennast vahepeal, ma ei tea, kuidagi veidralt või mis iganes. See on kõik okei. Ma olen nii palju aktsepteerinud ja see, kes ma olin eelmine aasta, see on minu meelest 2 erinevat Katrinit. Praegune Katrin on rohkem täiskasvanulikum, on jätnud oma mingisugused lapsikud mõtlemised juba sinna eelmisse aastasse. Ma olen rohkem vastutama hakanud oma elu eest, oma tegude eest ja kõige eest, mis täiskasvanu inimene peaks tegema. Kui ma oma psühholoogiga rääkisin, siis ta ütles, et ma olin päris infantiilne, ehk siis väga lapsiku mõtlemisega ja üldse mõttemaailmaga, kui ma nende juurde siis aasta tagasi tulin. Ja see, mis ma olen praegu teinud, igatahes nemad on väga uhked mu üle. See, et ma teen nii palju tööd iseendaga, et ma arenen iga päev ja ma liigun lõppude lõpuks sinna suunda, kuhu mul plaan ongi. Saada terveks ja aktsepteerida seda maailma, saada asjadest aru ja lihtsalt olla. Kui mul kunagi peaks tekkima olukord, ma loodan, et ei teki, aga lootus on lollide lootus. Aga ikkagi, kui peaks tekkima siuke olukord, et minna tagasi Raja tänavale, kas ma läheksin? Jaa. Ma tööl vahepeal ütlen, kui te mind rahule ei jäta või normid töötama ei hakka, siis ma lähen Raja tänavale ära nädalaks ajaks puhkusele. Parem lähen Raja tänavale kui Dubaisse. Aga ei, ikka läheks ja loomulikult, kui on seda vaja, siis ma ikka läheksin. Ilmselgelt mul on nii head nagu kogemused sellepärast, et ma olin üldpsühhiaatri osakonnas. Kui ma oleksin akuudis olnud, siis ilmselgelt mul väga vist häid nagu kogemusi võib-olla ei oleks olnud. Sest akuudis ikkagi seal nad käivad puuris ja neil ei ole siukest vabadust nagu teisel korrusel oli. Ja kui ma vaatasin üldse seal neid inimesi, suhtsed gripid.
no ausalt, no ma tundsin seda, et mina ei ole küll üks nendest. Et ma pigem rohkem sobin siia teisele korrusele. Mida ma tahaksin öelda inimesele, kes praegu võib-olla äkki kaalub seda, et tal oleks vaja abi, siis minge. Ma võin öelda seda, et Tartus teisel korrusel Raja tänaval psühhiaatria osakonnas on ülinormaalne. Kui sa tunned tõesti, et sa ei jaksa enam ja sul on nii räiged mõtted peas, et ma ei tea, ei jaksa enam ja nii edasi, siis mine ja sa lihtsalt näed seda, et sa ei ole üksinda. Sa ei ole ainuke seda maamuna peal. On palju inimesi ja mida mulle alati räägiti, et on hullemate diagnoosidega kui sina ja nii edasi, et lihtsalt nagu laideti maha minu seisundit, aga ikkagi sa näed seda ise oma silmaga ja sa saad aru, et sa ei ole ainuke. Kellegil on kergemad psüühilised häired, kellegil on raskemad psüühilised häired. Need on kõik nii erinevalt. Aga sa lihtsalt saad aru, et sa ei ole ainuke. Et on veel inimesi olemas. Mis ma ütleksin inimesele, kes alles tuli välja, siis otsi endale tugi. Mina sain tugi, minu tugi on kliinik, AJK kliinik, kus ma käin, see on minu tugi. Ma ei tea, ma arvan, et kui ei oleks neid, siis ei oleks ka seda saavutust olnud. Nad aitasid mind hästi palju, nad suunavad mind iga kord õigele teele. Jah, ma saan aru, et mina olen teinud kõige suurema töö, aga nemad on lihtsalt suunanud, aga nende tugi, nad usuvad minusse. Ja nad tõesti tegelevad ja ma tunnen, et ma tunnen seda, mida ma võib-olla ei tundnud enne seda oma elus. Ma ei saanud piisavalt tuge tegelikult enne seda. Seal kliinikus ma saan seda ja nad on mu inglid. Ma lihtsalt armastan neid väga. Mis ma ütleksin ise endale aasta tagasi? Tead, kullagi kõik on hästi. Ja usu mind, pane edasi nii, nagu sa paned. Mine sealt rimist ära, mine ära. Usu mind, sa leiad omale kõige parima töökoha lihtsalt maamuna peal. See aitab sind nii palju välja igasugustest asjadest. Lihtsalt mine ja tee seda, mida sa tunned ja kuidas sa tunned õigesti. Südamega ja veidike peaga. No, mitte palju. Aga liigu oma sisetunde järgi ja kuula lõpuks oma sisetunnet, palun. Usu mind, see on kõige parim otsus, mis sul on. Ja lõppkokkuvõttes kestab põhimõtteliselt on niimoodi, et mida rohkem kardad, seda ägedam kogemus tuleb. Sest et ma kardan hästi palju asju. Suht tihti. Aga need tulevad kõige ägedamad. Ja mu selle aasta moto on pohhui, lihtsalt proovi. Ja praegusel hetkel on parimad asjad tulnud sellega, millest mina isegi näiteks tegelikult unistada ikka sain, aga need jäid kuhugi kaugele unistustesse ja nii edasi. Nii, aga võt selline oligi aasta pärast psühhi. Ma loodan, et te saite aru. Ma tahtsin seda lihtsalt arengut natukene näidata. Loodan, et seda oli kuidagi tunda. Aga võt selline oli mu kogemus ja endiselt aasta möödas ja ma ei karda ega ei tunne häbi sellest, et ma olin seal. Kui on vaja, siis lähen veel. Täiesti normaalne. Inimesed ju haiglis ju, mina ei tea, mingi põletikudega on ja miks ei või vaimse tervisega olla? Võib ikka, see on täiesti normaalne. Vaimne tervis vajab ka putitamist pidevalt ja mitte ainult mingi, mina ei tea, mingisuguste lõikuste ja nende jaoks on vaja käia olla haiglas. Võt niimoodi. Aga järgmise vlogini siis.